Filmib. Uued kõrvaringud. Ma ei tea, kaua ma neid kõrvaringud kanda saan, sellepärast, et tuleb välja, kui on mingid allergiad ja asjad ja kõik mu ehted on odavad. Nii et eks näis, kui kõrvad plahvatavad ja lähevad väga punaseks, siis ma arvatavasti võtan ära. Aga kui vaatagi ilusad nad on. Võt, mis ma rääkida tegelikult tahtsin siin? Inimesed ütlevad nii inetusti mulle viimati. Ei, nad ikka kogu aeg ütlevad. Aga meil on lihtsalt küsimus, et need, kes kommenteerivad, enamus on muidugi fake kontolt, aga need, kes kommenteerivad oma päris kontolt, kas te nagu mõelnud olete, et kui teil on nagu eriti labane heitkommentaar, et inimesed nagu lähevad vaatavad teie konto peale ka ja nad näevad nagu, milline inimene te olete ja kas on ühised tuttavad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et selles suhtes, et kui ikka maha teha kedagi, siis võiks endast intelligentse mulje käeta. Sest muidu on ju natuke häbi ju. Mark on veits, eks ole. Et heitada tasub ikkagi hästi, et tee siis fake konto või mõtlema lause natuke läbi. See, kui sa ütled, et ma olen autist, esiteks nagu on inetu üldse autiste nagu maha teha, nagu see oleks nüüd solvang, nagu solvu, sõimu sõna, eks ole. Et aga et ma olen mingi hälvik ja autist ja mis need sõnad seal täpselt veel olid ja see on nagu, no igal juhul ei ole nagu eriti ei näita hästi, ei näita. Ütle kas või, et sa ei oska rääkida, sa oled väga loll ja sa oled väga igav ja mingi selliseid asju, eks ole. Et kuidagi maha teha inimesi, kellel on mingid haigused või midagi sellist, et see on nagu, see ei näita sind ka heas valguses. Ei ole elus. Ja enam samamoodi nagu lähed ratastoolis inimese juurde ja ütled, et mis on viga, mis on kõndida ei oska. See on nagu, no mõtle ikka läbi enne, on ju. Et ei ole niimoodi ilus, on ju. Võt, aga ma isegi ei mäleta, mis ma sellest rääksin. Tegelikult ma tahtsin näha, vaata, mul tuli plaat veel. Juuksed on taas, ei ole siis. On, ma ei tea, mis ka öelda. Vaata näe, siin on meigiga. Siin on ilma. Vaata, mina. Ilma meigita. Huleläige on, see on ka kõik. Ai, musi on härvitud. Ja siis ma lisaks tahtsin öelda siin, täna on siis ühesõnaga päevakorralised teemad, täna ma targutan. Siis ma tahtsin veel öelda seda ka, et mehed, kui naine ütleb, et näe vaata, siin on meigita pilt minust või meigita video või no mis iganes midagi sinna kanti. Ära usu! Meil on filtrid, meil on püsimeigid, mina juba tean, ma saan täpselt aru, mis on seal kasutatud, et see, et inimene ütleb, et mul ei ole üldse puudrit, vaata, ilus nahk mul on. See on filter, see on blurr, see on siidiselt ilus, sul ei ole tegelikult selline nahk, sul on näed tegelikult umbes selline nahk. Vaata, ei ole siidine, näed, siin on filtrid, siin on väga palju filtreid ja väga palju meiki on siin ja siis lisaks on see hea nurk, hea asend. Photoshopi ma väga ei teinudki, aga filtrid on ju väga moon, see teeb silmi netukene suuremaks, nahka teeb pehmemaks, lõuajoond, kusjuures see filter minu arust ei muutnud, aga see on tehtud see pilt niimoodi, et ma pikutan ja see tõmbab näo ilusti. Kõik vajub alla. Ütleme siis nii. Ja hea valgus kõik, kontrastid ja asjad on ikkagi pea. Naised valetavad. Väga palju valetavad. Mehed valetavad ka, mehed valetavad palga kohta ja ma ei ole temaga midagi teinud. Ei, me ei ole. Ei ole mina selle naisega asju teinud. Mehed valetavad meil selliseid asju. Uurisin korra kiisu. Teeb köha kiisunaks karvapall. Nii, ühesõnaga, naised valetavad, mehed valetavad, kommentaarid, kui maha teha kedagi, võiks olla natuke intelligentsemad, paistame targemad välja, paistame targemad ilusamad välja, ei ole siin midagi. Ja kui meestele ka valetada, siis peaks ka natuke mõtlema, et nii mõnelgi meist on ka need filtrid olemas ja me saame kohe aru, kui see on mingi
jama, mida sa ajad ja siis võivad teised naised selle peale öelda sulle, et kuule, ära pulli. Vot. Ja siis muidugi meil on lisaks push-up rinnakad ja nendest ma ei hakka rääkima. Aga lihtsalt natuke ettevaatlik peab olema, et kui sa nagu inimesega saad laivis kokku hiljem ja siis ta näeb, et sa ei näe selline tegelikult välja. Ma olen ise ka niimoodi olnud, et kui ma olin suurem, siis ma panin endast pilte üles, kus mul oli kas vanad pildid või ma ainult näopildi. Et kunagi ma tegin nii. Ja niimoodi ma tutvusin Maljuga praeguse abikaasaga, eks ole. Eks ole. Aga igal juhul, kui ma nüüd kunagi siis uuesti neid asju tegema hakkasin, siis ma nimelt paningi oma sellise pildiga üles, kus mu keha on näha, mitte alasti või nii, aga et ligiriided on aru saada, kui suur ma olen. Sellepärast, et huvitaval kombel oli mõni, kellele ma ütlesin, et ma kaalun 59 kilo ja ma olen 1,69 m pikk, ütles, et issand kui rõve, et sa oled nagu mingi alakaaluline, mulle ei meeldi sellised. Ma olen nagu, what, nagu okei. Nojah, siis igal ühel on oma maitse, et mis seal teha. Aga üldiselt nagu soovitaks nagu veits läbi mõelda. Siin tuli nüüd nii mitu teemat, aga ma ei viitsinud eraldi videosi teha. Pealegi, ma ei pea enam üldse vaeva nägema, vaata, ma kohe olen nagu YouTube nagu partneri puha. Igal juhul tahtsin tegelikult öelda siia seda, et aitäh! Hello, look, I have absolutely no makeup on. All natural.